vaadake 1-2 maks. Tony Smith, second time in Estonia. How does it feel to come back here? Yeah, it feels good. The treatment in Estonia is always great, so it's a pleasure to be back. You're gonna fight against Mityayev brothers, but not the same guy this time. What's gonna change this time? Nothing's going to change. We go in there with the same look at it, you know. Could have been any of them. It makes no difference to me. We're going to go in there, give it my best, and I'm sure we'll come victorious with God's will. There's like a possibility that you're gonna fight against 7 guys. Do you prepare all the 7 guys, or you gonna come here to do your own thing? I feel like the key to victory is not to adjust to every fight. I feel like it's to work on your own attributes. So I come here just trying to build myself in general. You know, I can't focus on one style because, as you said, I could be fighting 7 different people. So I just focus on myself. I try not to look at who I'm competing against too much, and I just work on building myself as a fighter. And hope we're gonna see fireworks tomorrow, yes? Let's go, let's go. Thank you, man. Thank you, Henry. Okay, I'm here with the Youssef Aboud. We all know the situation about your home country. How does it affect your preparation to come here in Estonia to other country? I feel like a little bit emotional about this fight because like my country, if you want, like now there's a war. It's like boom night now, so it's really like it was tough. I'm struggling with my preparation also because like with my visa, I don't know if they gonna boom the airport. I'm gonna come for the fight, but I was like preparing like I'm coming. I don't know like. One day before, the day before I came here, they boomed like too close to the airport. So I also like felt like I'm not coming for this fight, but thanks God I'm here. Your first emotion when they announced that you're gonna fight against Ott Remmer, what was your first emotion? It was normal, like when you send me like just you can fight in November. I just check the schedule because you know I'm a fighter at ACS organization. I am the starter, so I asked if they don't have any plan for this month. They said no. Then I give you the okay. I'm ready to fight anyone because like I'm fighter. I'm preparing all the year, so I should accept any fight. Are you gonna take away his 0? Like a loss? You don't have any loss in the league organization? Yeah, I saw that. I saw his videos. He's good, his stuff, his good experience. He play like different stance, southpaw. But we have a good plan with my father. I have like 2 coaches also for strength and conditioning, Amir Saloum, and my second coach, Ali Makhzoum. So we had a good plan together all. It's really nice to see you here. Thank you for coming. Hope we're gonna see tomorrow fireworks in the ring. Bless you. For sure. Thank you for inviting me also. Kaheksa turva hakkavad kõik juba mingi 6 sooja tegema, et 7 minna juba ringi. Ja isegi see Mispli teema ka võib-olla tuua official, et võib-olla võtame lihtsalt selle klipperi ja viskame kurdi suhu. Suht palju tegelikult just meeldis selle mikrofoni. Ei, see näide. Hea see Piston Reporters. Ela Rosila käida sellega ringi, ajad üle, aga samas tegelikult normaalne heliga, kui me praegu räägime, tegelikult kui normaalne helikarne ei jää. Aga ennustused? No ma ütlen, et ma arvan, et Ruslan või Tonni on turniiri võiks, ma arvan. Kes sa võidab? Ma arvan küll. Mina arvan, et Makejev saab päris kindlasti edasi esimesest. Esimest, võtame niimoodi või? Siis Salamatin saab edasi, ma arvan, Teemas saab edasi. Tikk on teist kohal. Ja siis on Tonni ja... Käima või? Oota, on kohal või? Kõik on!
Selles mõttes kohal, et kaamerameest peab ka keegi filmima kogu aeg. Filmi sa mind, kui ma filmin läbi oma telefoni. Ja siis ma veel filmin ka siis. 4 korda. Kaamera ja human centipede. Tonni ja Mitjaev on 2 fighterit, ma arvan, kes tulevad välja suht puhtalt, sellest on väga tehniline fight, väga kalkuleeritud. Makejev tuleb välja katkisena, Salamatin tuleb välja puhtana. Aga siis on ju Salamatin versus Ruslan on ju, poolfinaal. Ja teemas Makejev on võimaks saada. Ja kui... Aga näiteks, kui ma arvan, kui Ruslan ja Salamatin on kokku, siis ma arvan, Ruslan võidab kindla peale, pole küsimus ka. Nad teavad nii üksteist. Jah. Kui Makejev teemas, siis ma arvan Makejev. No eelmise faidi põhjal kindlasti, see ikkagi. Finaal. Natuke jäi tal salve ka. Ma arvan, et nii Salamatin kui Mitjaev vastu on see, et kui palju on nõus keegi riske võtma. Kui on nõus riskima, Tonni peab ka riskima hinda peale. See eelmine faid ikka väga close. Aga samas vaata mõttes, et kui ma olen ka räme hea, räigelt hea. Nii kui Tonni faid teemas, mõlemad olid niimoodi. Aga see on huvitav, sest ju tegelikult Tonni eelmine matš ei kartnud, aga nagu see sama sa rääksid, see tummine asend. Tonni fight oli ju Mait Tei ju. Oli jah. Selles mõttes. Et see tuleb jälle nagu selles mõttes väga... Aga Ruslan on väga hea Mait Tei. Ja ma ju eile küsisin sellelt Tonnilt, et mis ta nagu gameplanis muudab. See ka ei olegi väga palju, lihtsalt ei lähe klintsi ja ei ole küünarnukke, et kõik muu on ju põhimõtteliselt sama. Ja ta stants oli ikkagi ohjena. Seal jällegi on vaadid seda, et võib-olla kickboxi stiilis suht lihtne jalgu lõhkuda võib-olla. See on mingi Makejev ja võtab ja teevad. Alati on olnud, kui on Thai fighter näiteks ületud kickboxi ja kui ta on hea olnud selles nagu kickboxi ja nullimises just distantsi pealt nagu jalgade ja värkidega, siis nad on nagu kaugele jõudnud. Kui ta suudab ära kasutada oma Thai boxi nagu seda asja kickboxis, siis kindlasti. Huvitav. Aga Jussef ja Oti vahe on küll suur. Ott on ikka palju suurem kui Jussef, ikka väga suur Ott ikka Jussef seda. Ma arvan, et Ott lõpetab ja Jussef ei ruttu maha. Ei, no väga äge. Ei, ma ei arva, et sa ei arva. Aga mõtled, et ma ei tea, niisugune tunne, et sealt läheb mingi põll läbi. Aga suur vaev, nii suur vaev minu jaoks, ma ei tea näis. Seda on äge näha, kuidas Jussefil on ikkagi armi tagana. Veel pildil on mingi 20 kommentaari, Insalla, leegid, kõik asjad, vennad möllavad seal, tal on mingi 500 followeri, action käib. Tema see riil läks ka kõige suuremaks. Üleüldse kokkuhoidmine, kõik sees. Vaata samamoodi Mairo, kui teil rääkisime, ma võtsin lähen Otiga kaala võtma. Ja siis Mairo ütles ka, et see ongi see, et tegelikult vaatad, et see ongi see, mis on need mägede poiste äge, ongi see kokkuhoidmine. Aga üks vend läheb fightimist, kõik läheb kaasa. Vaata, Charles Oliveira võttis ka UFC-d. Kui 60 venda oli kaalu võtnud kohale. Aga mõtle, mis energias on. Mõtle, mis energias. Conori armi oli ikka next level. Tere, mina olen Maicel Astur. Hai, arigato. Kaugemale siin läinud suud näha. Arigato. Rekib. Kus? Rekib. Olen toon teist. Pille ära. Näh, küsis midagi. Oled sa elus või? Circle K Coffee on raudselt parem kui Starbucks. Ma olen elus, jah. Perli, aga saab hakkama, teed ära. Minust saab nüüd sporditeibimeister. Teeme ilusad jalad. Roosad jalad. Änkrid korda. Vaata teip on ka, siis ei ole sul midagi roosat. Follow me. Väga hästi elame. Minukat, Hendrikat, podcast tahab ka saada. See on siraikumõõsid. Ja tipid ka teile. Tere! Kellele täna kaasa elama tulite siis? Koefitsiendi järgi vaatan enam-vähem, kellele kaasa elada. Aga
No eks ikka kodumaist, no jah, Sikile vist kõige rohkem, sest tundub, et siin on olümpialootus juba matemaatiliselt. see Mark Lajal. Mark Lajal, minu kunagise klassi ja noorem vend, et tema ka muidugi. Aga no spordile ikkagi kõige rohkem. Mikey TV, chief operator. Mikey TV, let's go. Jam. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for close. They know I go again, and when they in it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. You know, you fought Salamatin in Yakuza fight, and you know Salamatin has beat Temas. Do you think that that gave you confidence to win this fight? We might say, yeah, but I don't know really. I saw these punches, no technique in them at all. Like haymakers? Yeah, like that kind of, spinning shit. Like, what are those in English? I don't know. And you can see them. And if you train with the world championships from Muay Thai, from kickboxing, they punch fast. They're 95 kilos, they punch fast like they were in flyweight. So these kind of punches, when you have mass, muscles, you can see it. Yeah, so I know, it's about timing. With the right timing and good work, I know I would prevail, and I did it. Okay, very good. Congratulations. Yes, thank you. Good luck in semi-finals. Thank you. Mis sa arvad siis Salamatini fightist praeguseks? Esimese raundi nagu, ma ei tea, oli natuke passiivne, teises raundis tuli tagasi agressiivselt ja kõvade middle-kickidega võttis staminat ka ära kõvasti Markolt ja kindel võit ikkagi. Teine, kolmas raund võitis kindlasti. Eks ole näha nüüd, kas Tonni või Mitjajev tuleb vastu, et see saab huvitav olema. See tuleb huvitav kindlasti. Tahaksin öelda, et palju õnne Dmitri Salamatinile võidu puhul. Üldiselt on niimoodi, et sõnakunsti tuleb vallata, kui tahad uhkeid sõnu öelda. Aga kui niisama kokutad, siis on natuke häbi. Aga palju õnne sellegi poolest. Ja 10-9 Sergei Matvejev võttis ära selle. Ja head kombod esimese poolt. Käisin peale post-fight intervjuud tegemas. Arvasin, me oleme UFC-s. Peale 2 korda mind saadeti välja. Öeldi, et ei tohi. Rikun telekaamera ära. Telepildi. Suur, tugev. Ui, ei ole enam sama kõhna kui eile saunas oli. Mees on kosunud, mees on terav. Väga hea. Väga hea. Kuule, vale pusa ju. Puh, ei, ma vaatasin, et mingi kiri on seal ees. Jah, ma vaatasin alguses ka. Vale aken. Selle tõmbad sinna, teed auku. See varjab katti ilusti ära. Nägu oli kuhke tõmmad, see oli tähtsalt. Ja nii muljeb silma kahjuks, juba lähen siit. Milline rüü? Meie oma Eesti poisil Otul. Täis pauk Japan style on see. Kas see läheb ümber pea? Musta veega. Miyagi. Aga siin kutsuti ka Vaasesse ju. Kristallid. Tule vaata lähemalt. Swarovski kristallid. Muidugi. Link. Karl, me teeme väikse intervjuu meie
kuulsa treeneri Ringo Tipuga. Kes on nii paljudel täna nurgas ka, nii et... Meil on nii tööle. Ikka üritame tööle, aga hoiame raskesti teha igal sammul. Praeguse hetkel on sul 3 sportlasest 1 ringis käinud. Kui said rahule? Väga jäi rahule. Tegi täpselt seda, mis vaja oli ja tõi soovitud tulemuse. Jah, ega raskem paremat tahta, kui mees lõpetab enne lõpukella. Aga nüüd tulemas veel sinu projekt Sigrid Kapanen ja sinu uus projekt Oitu. Oitu ei olegi enam nii uus projekt midagi. No ütleme nii, et nüüd stabiilsemalt veel. Sooviks samasugust tulemust täpselt. Enne lõppu lõpetamisel. Me kõik loodame sama. Ja millal me näeme Ringo Tipu comebacki ringis? Meelega umbes kaamera ette mind, et see olukorda panna, jah. Ma ei tea, vaatame, äkki järgmine aasta veel. Sest et mees on kõvasti. Lopadevi läksi enam ära nagu nii. Vaat küünne pealt. Mida? Igatahes, 2025 aastat Ringo Tipp on tagasi ringis. Härra Ormoja, te olete kaameraga väga harjunud inimene. No ütleme nii, et vähem kui sina, aga ikkagi olen. Sina saad rohkem kaamera ees seismise eest raha, kui mina saan. Selles ma ei kahtle. Aga räägime, sest täna näiteks ma ei saa mitte tilligi. Täna ma olen soojast südamest tulnudki. Me oleme samas positsioonil, ka mina ei saa mitte tilligi. Saan näha ainult, kuidas inimesed haiget teevad üksteisele. Ja väga ilus on. Ja mul ongi just selline mõte, ma mõtlen, et see on jäähall, siin on külm, eks ole. Ja ükski soe süda seda kohta täna soojaks ja tees on vaid puhas raev, mis tunded see sinust tekitab. Esiteks ma olen väga rahul, et siin on külm, sest õlle püsib külmal. Ja tore on vaadata, kui mehed toimetavad. Mis selles ikka nii erilist on? Mehe mürakad, sellega ma olen täiesti nõus. Et see on meil peak performance ja sinna pole midagi teha. Jah, aitäh sulle. Kas oled ka raha magama pannud täna? Jaa, mingi 30. Võtsin 4 õlle ja koola. Ma mõtlesin nagu kihlvedude peale. Ei ole. Mul nii palju raha ei ole lihtsalt. Ma istun kusjuures säästusektoris. Ma vaatasin, sa istud seal laual. Kus sa istud? Ma lähen, kuidas sa teed mu sõbra? See oli üles seda kohta. Siin üleval kusagil? Me istume täiesti seal üleval nagu... Ma käin vetsus ära, siis ma helistan. Sa helistan, hakku tühi. Siit ülesse. Ma ei tukku redi, keelab kõik perse, ma ei saa WC-sse käia. Mul endal juhtus sama asi. Tekkis Paurole... Tule, lähme WC-sse kaasa. Tulge meiega. Vaatame, mis seal toimub. Tule, tore oli näha. Aitäh. Sigrid, kuidas jalad on? Et tegin sulle ilusad teibid ennem. Kuidas on? 10 seda. Mis tunne on siis siiamaani? Pingega sees või oled juba nagu kodus? Nagu kodus juba. Selles mõttes ei ole üldse sugust faidipäeva tunnet nagu tavaliselt. Lebo? Tuleb fight ka lebo või? Seda ma ei tea. Ärme hakka pingeid peale panema. Noh, mis gameplan on? Gameplan on käed, nagu alati ütleb Ringo, käed. Käedega proovin ära lüüa, proovin äkki seekord läheb see haak läbi ja jääb põrandale. Ja kohtunik hakkab lugema ka enne? Oodame seda. Eelmine kord oli anomaaliat natuke sellega. No äkki ta on siis õppinud vahepeal targemaks. Aga egas midagi. Naudi oma seda ettevalmistust siin taga ja ootame KO'd. Näeme pärast. Is this Lisa's first fight Muay Thai with MMA gloves? Yes, it's her first with MMA gloves. And it's her first international fight as well. Okay. So how's the preparation has gone? I understand Lisa had a recent win. So I think the confidence is good, but preparation-wise, do you think you're at the best level? I think she's better than ever, actually. She's coming from 3 straight wins, 3 straight professional wins. So I think it's going to be very good. If she can implement her game plan, it's going to be awesome. Okay. Do you have any game plan insights or no? That I want to tell you now. No, the same game plan as we always do. We drown people in the clinch. Drown people in the clinch, yeah. That's what we do, and we work a lot in the clinch. Okay. Very good. So good luck to you, everybody. Thank you. So hope to see a very good fight, and it most definitely will be a very good fight. I think so too. Okay. Thank you.
tervist, minuga siin Maicel Astor. 8 mehe turniiril on tulnud 3. veerandfinaalis vigastused. Kohe pead minema fightile, kas lähed? Lähen! Bring me in! I'm ready! Always ready! I don't get ready! I stay ready! Ui, Shama! Sõidame! Ei tohi! Väga väsitab õhtu. Ainult karjumist, väga oleks diskool. Kool peab karjuma. Saaks rääkida inimese kombel, hääl ära juba. Ja kui kuskil jälle kokatavad, taas kokat nagu juua. Sigrid pole ringi, nüüd läheb Muay Thai, MMA kindad. Vastane tuleb klintsima, Sigrid paneb molli. Vastane tuleb klintsima, aga Sigrid paneb molli. Mark my words. Davai. Do the call. Oi, spinning elbow knockout. Kõra, moosikas. Oi, Rootsi tüdruk on ikka veel väljas. Väga jõhker. Võigas isegi. Aidake meie reaktsiooni palun lihtsalt ära. Tänase õhtul kõige parem knockout läheb siis tütarlaste fightile. No nii, tuli ära see kaua oodatud knockout ja kuidas tunned ennast? Mega tunne, issand juba, ma olen nii uhke enda üle, ma olen nii uhke. Ma tean, Ringo on nii uhke, mida ma olen Ringo üle nii uhke, et ta mind niimoodi treeninud on. Aga ainus asi on see, mul on vastasest väga kahju. No päris võigas oli vaatepilt ja, aga räägime nagu tervest fightist. Esimene raund algas, vastane tuli meeletu klintsiga peale üritas, aga sa nagu nullisid ära ja ta siis sai aru vist, et nagu pole mõtet väga klintsida. Eks algul oligi see, mis ma esimese elpsi talle panin, mis tekitaski selle kati. Oligi see, et ta tuli klintsi ja mõlemad panime samale elpsi. Aga minu oma tabas on ja siis ta korra tõmbas tagasi. Siis mõtlesin ise ka, et kas nagu keegi lõpeta ära või hakka kontrollima vaata seda verd. Aga mingi hetk hakkas uuesti klintsima tulema ja siis oli juba raskem välja saada sealt. Teises raundis juba oli kindlalt, kontrollisid seal, kindlalt sinu Hollandi kombod maksad, läksid kõik läbi. Ma juba karjusin ka seal mitu korda, et veel maksa. Aga siis vist korra tõmbas hinge kinni ka või võhma kokku, et jäid natuke aeglasemaks. Ma hakkasin liiga suruma ja et kuna oligi Hollandis oligi siuke õigel nagu rammud ja lammutamine, siis oligi see nii sees, et oligi 2 jalga maas ja lihtsalt pauguta. Aga tema oli ikka vaja liikuda ka ja see oligi see liigud ja tammud ja lööd ja siis oligi nii kiiresti otsa. Okei, aga räägime siis sellest korralikust, fantastilisest, väga ilusast spinning elbow knockoutist. Kaua oleme oodanud seda, kaua oleme tahtnud ja nüüd see ära tuli. Et räägi läbi, kuidas, kas nägid seda või lihtsalt viskasid? Lihtsalt joppas, ma nägin, nagu ta suruski oma pea alla või kuidagi sattusin niimoodi pea alla ja nagu temale vasak või tema paremale poole ja siis mõtlesin, okei, Savi viskan selle parema elpse ja lihtsalt tabas õigel hetkel õigesse kohta. No väga jõhker. No au ja väga ilus on vaadatus fight. Aitäh jällegi väga ilus esituse eest. Aitäh teile. Nagu Maik ütleks, Shama. Oi.
and your mans, them in shambles. You know, light up the wax like a candle. Like me on fire, watch me heat up the track. I took the crown, I ain't giving it back. Unless you got L's on your wish list. Messing with me, you gon' big a statistic. Really, you think you'll get it back, that's silly. I'm about to run the game, no kidding. I'm way too cold, too chilly. Yeah, they ain't wanna hear me, yeah, now they gon' feel me. You did? Look at my team gon' way off. Now we run indicate, they can't play y'all. We don't need an assist, now we counting up chips. I think it's time that they pay y'all. Let's go. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on myself. I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Sellega on see 5-7 fotod ja asjad. Mega pikk päev, mega pikk õhtu. Võimas. Et siia kinni nendest asjadest. Nii. Ja 1-2 maa. Peame ootame. The League 7 on läbi. Nägime väga ilusaid hetki. Nägime väga kõrgeid kukkumisi, väga valusaid kukkumisi. Samuti nägime ka mees, kes sai 10 000 euro võrra rikkamaks. Et ma arvan, see oli event, mis pakkus meile kõike head ja paremat. Ja saab ainult rahul olla. Absoluutselt, et äge õhtu. Jääbki ikkagi, ma arvan, see õhtu meelde sellena, et on highs ja lows. Et mida tundis Ringo tiim, et üks, et su oma õpilane lõpetab toorelt vastase ära, järgmine matš lõpetatakse sinu võitleja vastaselt ära või toorelt ära. Et crazy sport, nagu see on kõrgused ja on langused. Et projekti juht on ka nüüd tagasi, et tema jaoks on hetkel öö, tal on ajavöönd natuke sassis, aga võtta ise kokku siis event oma sõnadega. Mulle meeldis siis, event äge jälle, korraldus okei, show, tead, viiulisoolod, värgid, särgid, kõik jumala äge. Väga meeldis Hallani ja Leeduka fight, 70 kilost, see paugutamine edasi-tagasi, kus tutsud on väga tugevad, aga just täpselt nii tugevad, et nagu täitsa nokki ei kuku enne seal mõlemal ikkagi käis jalgadest seal korda mööda läbi vahepeal ja elbowsi ka, siuksed sneaky elbowd vahele. Mulle väga meeldis siuke back and forth, et mõlemad kumbki alla jäänud, ülitehnilised, ülivõrdsed. Muidugi võikad knockoutid, naiste knockout, siki, spinning, elbow, no võigas pauk lihtsalt. Nagu redel kukkus. Rootsi preili seal tudisis ja tegi seal, üritas veel püsti tõusta, ise seal mingid päris õudne oli vaadata, ei tahtnudki vaadata. Ja kohe järgi siis Aboudi poolne see high kick knockout Otile oli oma tuttav ja oma fighter, Eesti fighter, väga valus oli vaadata seda. Ma arvan, see õhtu jääbki sellena meelde, et see üles-alla emotsioonid ja palju õnne Ruslanile, nagu me eeldasime, nagu me arvasime, ennustasime, et selle mängulise stiiliga ja ülimalt hea distantsitunnetusega võeti see turniir ära, et kuigi me nägime lõpus, mida Makejev isegi oleks võinud varem teha, nagu ta ise ütles, et see tegelikult töötas. Aga oligi näha, et võib-olla natuke julgusest oli puudu, et minna sinna natuke uksed-aknad lahti möllama. Jah, see oligi nagu Makejev ise ütles, et tegi kolmand seda, mida oleks pidanud terve aeg tegema, aga samas ongi see, et esimeses raundis tundis, tal on nii palju kaotada, kui teeb mingi lolli otsuse, aga kolmandas oli juba kõik läinud ja see oli tema Hailey Mary, ta pidi nagu tegema midagi, et võtta see matš ära ja ta tegi seda, tabas Ruslani, pani Ruslani taganema, Ruslan hakkas raskemalt hingama, aga kahjuks oli see liiga hilja ja nagu rääksime, siis Ruslan ikkagi tegelikult purjatas väga ilusale lõpule ikkagi. Jah, nüüd saab uue auto omale, nagu ta ütles. Ja 20 tonni, et järgmine aasta saab osta vennale ja sõbrale ka auto. Ütles jah. Ei, vähemalt ise juurde. Aga vend mitte ajab ka ikkagi väga vägev spinning backiga siis läbi maksa. Ka väga ilus. Nad on ikka nii head tehnilised, ei ole midagi öelda. See on see kogemus noorelt saati, on nad IFMAdel käinud, mõlemad on, kui ma ei eksi, siis ka kullad sealt võtnud, et põhi on korralik all ja nüüd teevad ka profist tublisi tegusi, et see on ainult hea meel, et meil Eestis kasvab selliseid sportlasi. Seda swagi on kõige fight game'i swagi, sul peab mingisugune oma stiil olema, et see läbi lööksid, neil on see olemas, et äge. Et äge, et ma ütleks veel, et ongi, et Tony Smith oli nullirekordiga, Lisa Larsson tuli siia 3-0 pealt, et tugevad vastased, kes tulevad nullirekordiga Eesti ja saadetakse siis ühe kaotusega koju, et
ja räägime sellest, Oti kaotus oli meile kõigile valus vaadata, seda ongi. Minu sõber ja väga valus vaadata mul, aga teistpidi võtame nagu Youssef Abdou nagu kokku. Vendal ikka nagu julmalt hea. Nagu see, mis me nägime sotsmeedias, oli üks asi, aga reaalsuses tegelikult see oli veel parem. See gameplan oli uskumatult hästi, ta liikus kohe vasaku jala peale, kattis ära selle ja töötas sinna low kick, võttis sellega kiirus ära. Parem Oti siis tagumine jalg, sisse low kick, ajastatud, täpselt parem sirge. Kõik timing ja teravus ja Ideaalne etas, nagu ma rääkisin, Ringo rääkis Youssefi treeneriga ja ütles, et nad olid nagu meeletult trillinud vasaku käelise vastu. See oli Youssefi esimene vasaku käeline vastane ja selline lahendus. Väga terav mees, pole meeldi midagi öelda. Ja lisaks sellele, et mehel on kodumaal sõda käimas, et samal ajal suudad valmistuda, tulla teisi riiki ja teha sellise etenduse, et müts maha, et väga äge. Mis veel? Nii ongi, ma arvan. Ma arvan, et sellega ongi kõik meil käsust. Sellega ongi kõik. Aitäh kõigile, kes meid jälgivad, meie followerid, meie subscriptijad. Kõva, varsti tuleb 20. episood. Stay tuned. Stay tuned, jah. Stay tuned. Vamos. Tšaama, aitäh. Tšaama. Ja vaadake 1-2 maks.